kogu anglosaksi maailm, prantslased, inglased, sakslased, ameeriklased, Kanada, Austraalia, neil on ära otsustatud riiklikult, et nemad isikukoodi ei luba ristkasutada. Mida see tähendab? Täna meie paneme pangast tuleva informatsiooni, Mart Normet Swedbankis või LHV-s on sama Mart Normet, mis on rahvastikuregistris, maksuametis ja nii edasi. Sul on isikukood, mida me võime kasutada andmete ühendamiseks. Need riigid on see ära keelanud. Nad ei jõua mitte kunagi sellel leveli, kus me oleme. Nad ei saa sellest aru. Ja see, et mingi Leedu, Läti lähevad meist mööda, no mis on jumal nagu... Ei ole nii? Ei ole nii, ärge kartki üldse. Ja jätkuvalt ka meie startupid ja meie IT-sektor näitavad seda võimu, et me ikkagi oleme dominantsed erinevate riikide infosüsteemide kujundajad ja ka selle organisatsioonide kujundajad. Mõtlen, mu enda üks ettevõtte, me ehitame Armeeniast praegu üles nullist kogu nende riikliku IT-infrastruktuuri, eks. Ja see ei ole nagu kaablid ja see ei ole arvutid ja serverid. See on see, et nii, mis organisatsioon, mis kohas asub, mis on tema vastutud, mis on tema õigused, mis on teine organisatsioon, mis on tema õigused, kuidas toimib digitaalne identiteet, mismoodi, mis õigustega on digiallkiri ja nii edasi. See on nagu kihi haaval selliste asjade ehitamine ja me oleme üks paljudest Eesti ettevõtetest, kes sellega tegelevad.